Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas mõõta ära selle trossi pikkus. Muidu saab ju pikkust väga lihtsalt mõõta. Võtad mõõdulindi ja mõõdad ära. Kuid antud hetkel ei ole mul võimalust mõõta selle nööri seda osa, mis jääb siia kasti sisse. Ja seetõttu tuleb kasutada matemaatikat. Kasutatav joonlaud on rätsepa mõõdulint ja see on väga vedel ning lisaks ei tohi seda siia piusse sisse asetada. Seega peame natukene ülesande enne läbi mõtlema. Et ülesannet oleks lihtsam lahendada, koostan esmalt olukorrast skeemi. Meil on pikk nöör ning me peame leidma selle nööri üleval olevast kettast kuni alloleva põrandani mineva kauguse. Siin on ka vahelagi. Seda nööri saab küljelt küljele kallutada, ehk siis nööri võib viia mingisugusesse äärmisesse asendisse. Ning meid aitab see tõsiasi, et kui seda nööri kallutada, siis läheb mingi osa sellest nöörist kasti sisse peitu, mis enne väljas oli. Tähistame selle alumise osa X-iga. See on tundmatu ning see tuleb meil välja arvutada. See ülemine osa, mille me saame ära mõõta, ehk siis sellest kettast kuni vahelaeni, on H. See maa, kus me saame seda nööri kallutada, olgu kaugus K, ning kui nöör on kallutatud, siis on kasti sees pikem osa. Tähistame selle tähega Y, seda me samamoodi tea, kuid me võime öelda, et see Y tegelikult on ju X, mis on selle lõigu see osa, kuni siiamaani, pluss siis mingisugune muutus. Tähistame selle muutuse näiteks R tähega. Ehk siis X pluss R annab meile Y. Ning lõpptulemusena on meil vaja leida pikkus L. See on siis kogu see ala kokku. Kuidas seda nüüd teha? Meil tuleb teha eeldus, et niimoodi püstiselt on see tross täisnurga all, selle vahelae ning ka põranda suhtes. Ja siis saame me avaldada siit täisnurkse kolmnurga, sest tegelikult moodustub täisnurkne kolmnurk ka siia vahele. Abiks on Pythagorase teoreem. Kaatetiruut pluss teise kaatetiruut võrdub hüpotenuusi ruuduga. Üks kaatetitest on X, ehk siis X ruut pluss teise kaatetiruut, mis on see K siin üleval. K ruut on hüpotenuusi ruut, ehk siis Y ruut. Kuid, nagu enne väitsime, siis Y on avaldatav X pluss R-ina. Seega võime kirjutada, et X ruut pluss K ruut võrdub X pluss R ning see kõik omakorda ruudus. Nüüd tuleb kasutada matemaatikaklassist tuntud summa ruudu valemit ning kirjutada see veel lahti. X ruut pluss K ruut võrdub esimese liidetava ruut pluss 2 korda esimene liidetav korda teine liidetav pluss teise liidetava ruut. Kuid mis on see R siin valemis ja kuidas me seda leiame? Nimelt, siin on R see ala, mis läheb kasti sisse peitu, kuid kui see nöör hoopis äärest tuua siia keskele välja, siis see R jääb hoopis kastist välja, ehk siis siia moodustub lõik R. Ja seda saame me otseselt mõõta mõõdulindi abil. Teeme selle matemaatika veel veidi lihtsamaks. Me näeme, et meil on mõlemal pool X ruut. Taandame X-i välja ning võib-olla õnnestub meil vältida ruutvõrrandi lahendamist. Lihtsustame seda avaldist veel. Me võime kirjutada, et 2xr võrdub K ruut miinus R ruut. Ning kui me nüüd siit kõik jagame läbi 2 R-iga, siis me saame, et X, see otsitav suurus, on K ruut miinus R ruut jagada 2 R-iga. Ja matemaatika läks ju tegelikult küllaltki lihtsaks. Leiame nüüd otsitavad suurused. Kõigepealt K. Kui me tõstame selle trossi püstiasendisse, ning me peame nüüd hindama küllaltki täpselt seda, et millal see ei ole viltu, siis märgin siia alla ära väikse kriipsu, mis asendis see tross püsti on. K
K on kaugus sellest püsti olevast asendist kuni selle trossi äärmise asendini. Mõõdan selle ära. Saame tulemuseks 336 millimeetrit. K võrdub 336 millimeetrit. Ning kuidas nüüd määrata otsitava R-i väärtust? Kui me trossi siin pingule tõmbame ning ma võtan selle trossi otsast näppudega kinni niimoodi, et küüne ots on täpselt selle koha peal, kus see plaat ise on. Ning kui ma nüüd trossi püsti asendisse tõstan niimoodi, et mu näpud ei libise selle trossi suhtes, saan ma mõõta ära selle kauguse, ehk siis R-i. Üksinda on seda veidi keeruline teha, kuid saame siiski hakkama. Saame R-i väärtuseks, R võrdub 142 millimeetrit. Ja nüüd saame välja arvutada X-i väärtuse. Ja selleks, et X-i avaldada, kasutame kalkulaatorit. Kõigepealt K-ruut ehk siis 336 millimeetrit ruudus miinus R-ruut ehk 142 millimeetrit ruudus. Saame vastuseks 92 732 ning nüüd jagame selle 2 R-iga ehk siis R 142, 2 R-i on 284, jagame selle 284-ga ning saame vastuseks 326,52. Kirjutan selle üles. Ning selleks, et leida lõplik vastus L ehk siis kogu trossi pikkus, on meil vaja liita äsja leitud X-ile veel see ülemine osa H. Selle saame me otse mõõta. Selleks tuleb tross püsti tõsta ning asetada ühele poole mõõdulint. Tõmba trossi pingule ning pane mõõdulindi siia kõrvale. Ja nüüd võin tegelikult ju ülemisest osast lahti lasta ning leida selle koha, kus see mõõdulint meile trossi vaba osa pikkuse ütleb. Saame H-i väärtuseks 541 millimeetrit. Kirjutame ka selle üles ning lõppvastuse saamiseks tuleb meil liita X ja H. See on siis 326,52 pluss 541 millimeetrit ja vastuseks on 867,52 millimeetrit. Tegelik vastus on 868 millimeetrit, ehk siis me eksisime vähem kui poole millimeetriga. Päris täpne. Ja täpselt nii lihtne ongi määrata osaliselt peidetud trossi pikkust.